Vot siis oligi see, et nüüd, kuidas ma nüüd selleni jõudsin, on ju. Et kuna mul on lapsed, vaata, siis on see, et siis mõtlesin, et jällegi okei, et kuidas ma lastega saaks nagu rohkem koos olla ja mingeid tegevusi teha, siis mõtlesin, okei, aga siis nagu teeme siis nagu isadele lastele kõla. Mhm. Ma ei teinud isegi mingit reklaami, nagu null reklaami. Lihtsalt panin üles, vaatasime, et mis juhtub. Ja juhtus tegelikult see, et see osutus nagu kõige populaarsemaks. See Hiiumaa ja see Viiumaa vibe, see on rohkem nagu selles mõttes, et siis see ongi see, et kui sa tahad nagu päriselt elada, päriselt nagu tunda seda surfi ja kõik seda muud, siis ütleme nii, et see Hiiumaa on nagu parim valik. Et selles mõttes, et siin sa oled ikkagi see, et sa oled Tallinnas. Ja, just ikkagi see sõit sinna veel. Ja, et selles mõttes, et see, siin on nagu Tallinna vibe, vaata, ja Hiiumaal on ikkagi Hiiumaa vibe, et see on ikkagi rohkem nagu selles mõttes, et ikkagi see, et tahad puhata, siis sa pead liikuma võimalikult kaugele kodust. Midagi ei ole teha selles mõttes. Et laste ja noorte puhul on see, et ma tegelikult saadan bussi järgi, et selles mõttes Tallinnas lapsed bussi peale ja toon sinna ja pärast toon ilusti turvaliselt tagasi, aga jah, isad ja lapsed või täiskasvanud peavad ikkagi ise saama, et kui sa seda 4-tunnist teekonda autoga ja praamiga ei taha ette võtta, et siis on võimalik tulla ka lennukiga, et 25 minutit lennureisu ja oledki kohal ja oledki Eesti oma Palisaarel. Vaat, et kuidas tundub, et kas on see, et kas lendad Palisaarele, nii-öelda päris Palisaarele või siis lendad Hiiumaale.